juhatada meie kodukultuuri näituse selle aasta viimane ettekanne ja eriliselt tore on see, et ettekandjaks on siis meie näituse üks kuraator, üks põhikuraator Anu Kannike. Anu on siis, ma arvan, enamusele meist teada olevalt Eesti Rahva Muuseumi teadur ja see aasta õieti pigem siis 1,5 aastat, mis me seda näitust oleme ette valmistanud, kureerinud ühiselt ja valmis teinud ja siis ka kõiki neid publikuprogramme ja üritusi näitusega seoses siin ühiselt kavandanud ja läbi viinud, et see on väga tore teekond olnud ja suur tänu Anule selle eest ja Anu on üks põhilisemaid kodukultuuri 20. sajandi esimese poole kodukultuuri uurijaid Eestis ja täna siis tuleb jutuks toidukultuur, mis on siis viimaste aastate peateema. Anu. Lahkel loal ma istun, siis on mugavam slaide vahetada. Aga ühe teemaks on siis toidukultuur sajand tagasi. Sajand tagasi meil oli aasta 1920, aga ma ikkagi oma loengus või ettekandes räägiksin sellest 20 aastast 200 vahel, sest see on erakordselt huvitav periood argikultuuri mõttes oma mitmekesisuselt, oma tohutu kiire arengu ja samas vastuolulisusega. Et rääkides toidukultuurist, siin võime alustada ühe pildiga Emajõe-äärsest Tartu turust aastast 1938. Taamal paistab kaubahoov ja just nimelt siis sellest muutusest ja muutustest, et Eesti Vabariigi algusaastatel valitses tõeline sõjajärgne kitsikus. Me võime öelda, et toidulaud jäi üsna lihtsaks ja talupoeglikuks. Söödi põhiliselt siis oma toodangut, kartulit, rukki, leiba, teravilja, roogi, natukese liha ja kala lisandiga. Aga juba 1920. aastate keskpaigaks oli elatustase kiiresti tõusnud ja eriti siis uus linnade keskklass ja eliit hakkas toituma siis varasemast palju mitmekesisemalt ja ka teadlikumalt. Kõigepealt siis toidukaupluste arv kasvas ja neis mitmekesistus siis nii kodumaise toiduainetööstuse toodangu kui ka importkaupade valik. Mida siis hakati rohkem sööma? Kindlasti piimasaadusi ja mune, vähenes sedavõrd siis teraviljatoitude osakaal ja ka siis aegamisi, kuid siiski püsivalt hakati ka rohkem sööma aedvilja. Ehk siis mitte ainult kartulit ja kapsast, vaid ka siis laiemas valikus köögi- ja puuvilju. Ja ka muutusid toiduga säilitamise tavad ja viisid, et kui varem, rääkides linnadest, ka linnade agulites toitu soolati tünnidesse või siis hapendati tünnides nagu ka igal pool maal ning kartuleid siis hoiti salvedes, keldrites, siis nüüd hakati sellest suurest varumisest natukene loobuma, eriti siis mis puudutab jõukamat keskklassi ja kujunes siis harjumuseks käia märksa tihedamalt kas siis turul või ka siis poes ostmas värsket toitu. Ja juba siis 30. aastateks oli arenenud ka niivõrd kodumaine toiduainete tööstus, et hakatakse valmistama suures valikus ka poolfabrikaate ja kulinaariatooteid. Näiteks võib tuua siis ühingu Eesti Lihaeksport, mille vorstitööstus 30. aastatel reklaamis täiesti ulmelises valikus
mitte üksnes vorste. No vorstisorte oli umbes 40. Aga selle kõrval ka siis tööstuslikult või pooltööstuslikult toodeti sülte, kusjuures ajakirjanduse andmetel siis müüdi neid estosülte umbes 1000 tükki päevas. Need olid spetsiaalsed sellised metallist kausid. Nad valmistasid ka pasteete, kotlette, frikadelle, kapsarulle, rosoljet. Nii et see tänapäevane pooltoodete ostmine tegelikult sai alguse juba enne sõda. Ja eriti menukad siis sellised valmistoidud, nagu te ka siin slaidil näete, olid menukad. Jällegi 1938. aasta detsembris näiteks kirjutab uudisleht, et Tallinnas osteti pühadeelsel laupäeval 300 peolauasekserit hinnaga 3 krooni, et üldse mitte nii odav. Lisaks osteti 2500 võileiba, pirukaid ja palju muud. Mis eriti moodne oli, neid tooteid sai tellida ka telefoni teel ja need toimetati perenaisele koju kätte. Nii et ka need Woltid ja Boltid ei ole üldse nii moodne leiutis, kui võiks arvata. Ja ka kohalikud tootjad rõhutasid ka just seda oma kauba kodumaist päritolu ja tänu sellele kõrgemat kvaliteeti. Eriti seda tegi siis Eesti Tarbijate Kooperatiiv, ETK, et nende kõik reklaamid olid niisugused ülirahvuslikud, aga ka neid reklaame vaadates me näeme, et kui lai on see valik ja ka kuigi muidugi enamik perenaisi ikkagi tegi kodus kõike ise, aga samas jällegi linnaperedes osteti ka näiteks valmis piparkoogi segusid, mis olid müügil, osteti koogisegusid, küpsetuspulbreid ja ka siis loomulikult erisorti kohvi, kakaod, kuigi siis tuleb öelda, et ETK ei tootnud ainult toidukaupa, et see kaupade valik oli tunduvalt laiem. Muidugi ei saa mööda siis sõdadevahelise kodu- ja toidukultuuri arengus kodumajanduskoolidest, mida me ka oma näitusel siin käsitleme, et siis just 1920. aastate teiseks pooleks oli välja kujunenud üle Eesti selline tugev kodumajanduskoolide ja ka siis lühemate kursuste võrgustik ja süsteem. Kokku sai Eesti Vabariigi ajal enam kui 30 eri tüüpi koolis kodumajandushariduse umbes 6000 naist, kuid üle 50 000 naise siis osales nendel lühematel keedukursustel. Need võisid olla ka väga spetsiifilised, näiteks siis vorsti tegemise kursus või kui 30-ndatel propageeriti veiseliha, siis nagu veisetoitude kursus ja nõnda edasi. Ja 30 aastate teisel poolel selline koolitus ja haridustegevus võttis eriti ulatuslikku ilme ja siin siis juhtivaks jõuks sai 1936. aastal asutatud kodumajanduskoda. Ja kui me räägime toitumisviisidest, toitumisharjumustest, siis kodumajanduskoja haritud toitlustuseksperdid eesotsas Hilda Ottensoniga, kes on meile tuntud kui kokaraamatute autor, nad korraldasid ka rahva toitumise uuringuid. Nad tegid näiteks siis kooliõpilaste seas laiaulatusliku ankeetküsitluse. Nad töötasid välja normid toitumiseks vastavalt siis kaloritele, vajalikule vitamiinisisaldusele. Ja ka näiteks siis toidu teemal
hakati korraldama iganädalasi raadioloenguid perenaistele, mis olid vägagi ka kuulatavad ja populaarsed. Ja võime öelda siis nii-öelda üldiselt toidukultuuri osas, et kui siis kuni Eesti Vabariigi alguseni oli ainuvaldavaks eeskujuks baltisaksa kulinaaria, selline mõisapärane või linnapärane kokakunst uhkete ja ka keeruliste retseptidega, siis just need targad naised, kes olid saanud kodumajanduses juhtivateks jõududeks, nüüd pigem nägid eeskujuna Skandinaaviat või ka siis moodsat Saksamaa toitumis- ja terviseteadust. Nii et seda siis ka rahvale räägiti ja propageeriti. Ja loomulikult kõik need toredad õpetussõnad, ega neid ei ju järgitud täht-tähelt, kuid üks valdkond, kus saavutati väga suurt edu, see oli hoidistamine. Nimelt siis just perenaiste kursustel ja koolides õpetati siis õhukindlat hoidistamist, nii et see oleks ka tervislik. Selle kaudu siis omakorda propageeriti juurviljade ja puuviljade söömist. Ja tõesti siis meie kodudes saigi üsnagi üldiseks igasuguste keediste, salatite, magustoitude valmistamise oskus. Ja ka siis, kui talupojaühiskonnas tõesti selline asi nagu magustoit oli suhteliselt vähene ja kõrvaline nähtus juba suhkrupuuduse tõttu, siis 20. 30. aastatel on selline suur magustoidu buum, kus siis tulevad kõikvõimalikud kissellid, tarretised, mannavahud, ka siis puuvilja või siis kohupiima koogid. Ja sellest ajast siis ka levib näiteks jõuluajal verivorsti kõrvale pohlamoosi söömine. Et see ei ole ka mitte mingisugune talupoeglik komme, vaid ikkagi pigem linlik. Ja siis konserve tegid ka tööstused, seesama Esto ka valmistas ohtralt küll lihakonserve, küll kala, puuvilja, juurvilja konserve. Ja siin neil olid ka väga kaunid etiketid, et siin te näete ühe meie tollase parima disaineri Guido Mambergi poolt kujundatud konservi reklaame ja etikette. Ja veel siis, mida nüüd kodunduseksperdid soovitasid, et just nimelt siis menüüs nad leidsid, et rahvas sööb liiga palju soolast toitu, liiga palju rasvast toitu, liiga palju liha. Muidugi see liha tarbimise etteheitmine, see oli selline kahe otsaga asi, sest et tegelikult ju kuni Eesti Vabariigi alguseni liha ikkagi oligi vähe toidulaual ja on täiesti loomulik, et inimesed võimaluse avanedes seda tahtsid rohkem süüa. Aga siis toidueksperdid leidsid, et ikkagi taimetoidu osakaalu võiks ja peaks suurendama. Ja ka teatud seltskond innustus taimetoidu ideedest. Võime öelda, et see oli siiski väike vähemus, kuid need ideed leidsid kandepinda just rohkem haritlasringkondades. Ja olen ka natukene uurinud seda taimetoidu propagandat ja levikut ja siin tuleb öelda, et just Tartu oli siis taimetoitluse pealinn. Tartlastest siis näiteks kuulusid väga veendunud taimetoitlaste hulka siin Heliloja Aleksander Läte,
ka kirjanik Julius Oenko, tantsija Ella Ilbak ja vast siis Eesti kõige tuntum taimetoitlane oli Eduard Vilde. Et tema siis oli nende ideedega tutvunud juba enne esimest maailmasõda Euroopas, aga samas ta siis just 30. aastatel, kui tal endal tervis hakkas natukene halvenema, siis ta taimetoitu väga aktiivselt propageeris ja ta ka leidis, et see on tõesti teda väga palju aidanud, ka aidanud kaasa sellele, et ta on säilitanud sellise noorusliku väljanägemise. Ja Tartus siis ka lausa asutati taimetoitlaste ühing, ametlik. Nemad ka siis koostasid niisuguseid propagandamaterjale, nad pidasid loenguid, nad ka siis korraldasid näiteks puuviljamahlade, eriti unamahla valmistamise demonstratsioone, tutvustasid ka näiteks siis sojaoa, kanepi ja päevalilletooteid. Nüüd, kuna importpuuviljad olid väga kallid, siis nad ka pöördusid valitsuse poole palvega vabastada sisseveetavad puuviljad tollimaksust. Nad olid küllaltki ranged oma veendumustes, nad ühtlasi ka pooldasid täiskarsklust ja seadsid eesmärgiks siis tulevikus loomadeta põllumajanduse. Et võib öelda, et mõnevõrra sellised utoopilised seisukohad siiski neid iseloomustasid. Kuid siis tõesti ka laiemas üldsuses nende, ütleme sellised praktilisemad üritused, toidu valmistamise üritused või ka siis toitude näitused leidsid ikkagi päris palju poolehoidu. Ja samuti siis nendega olid suhteliselt ühel meelel mõned kokkaraamatute autorid ja majapidamisõpetajad, et jällegi Tartus tegutsenud Elisabeth Sild oli avaldanud mitu majapidamiskäsiraamatut ja 38. aastal siis ka taimtoidu ja majapidamisraamatu. Tema siis ka selle taimetoitlaste ühinguga oli heades suhetes ja siin ka paremal pool me näeme siis mõningaid ühingu loosungeid, kuidas siis päikeseküllane taimtoit võib ravida igasugustest haigustest ja just nimelt siis, et kuni kestab loomade tapmine ja laipade söömine, ei saabu inimkonnale tõelist kultuuri. Kuid siis Elisabeth Sild sellistest suurtest loosungitest võib-olla esitas neid mahedamalt, kuid ta pakkus välja toredaid taimetoitlikke näidismenüüsid. Siin siis üks näide sellisest külaliste lõunast, et siis tema arvates võiks siis laual olla õunamesimahl, peeditoit, porgandirammuleem ehk siis puljong sibulapirukatega, rullpasteed hernestest rõika salatiga ja marjakreem. Et kõlab igati isuäratavalt ja ka mitmekesiselt. Aga tõesti, tal oli need retsepte iga hooaja jaoks ja ka iga olukorra jaoks, et nii argipäevaks kui ka siis pidupäevaks. Ja tuleb ka öelda siis tõesti, et need üleskutsed taimi või köögivilju, puuvilju rohkem süüa, ka rohkem leidsid kõlapinda sellistel natuke kitsamatel aegadel. Et nagu siis 20. aastate lõpul, 30. aastate algul, kui ka Eestit mõjutas ülemaailmne majanduskriis, et siis tegelikult võeti selliseid soovitusi tõsisemalt. Ja ka siis sellel perioodil ka tõesti meditsiin ja keemia kõik arenesid
ja levisid ka teadmised just nimelt sellest, et mida siis üks või teine vitamiin konkreetselt inimese kehas mõjutab, miks on vaja teatud vitamiinirikkaid toite tarbida ja loomulikult seda ka hakati kasutama toitude reklaamis, et just nimelt see vitamiinirikkuse argument esimest korda siis tuleb meil 30ndatel aastatel. Et näiteks siin siis me näeme, kuidas siis taimevõitehas reklaamib oma margariine, et need on siis vitamiinirikkad. Eks ole, mainimata teisi võib-olla probleemsemaid asju margariinide puhul. Või siis ka Saku, et Saku õlletehas ka laiendas oma sortimenti just nimelt puuvilja ja marjajookidega ja ka rõhutas seda, et siis tema joogid on puhtad, looduslikud, seega siis ka vitamiinirikkad. Samamoodi Rotermanni tehased, kes tootsid siis jahu, kaerahelbeid, et ka siis ka nende kommunikatsioonis just siis see tervislikkuse teema tuleb tugevamalt esile. Ja ka siis teatud uudsete toiduainete puhul, mida võib-olla rahvas võttis mitte väga entusiastlikult kohe omaks, toodi välja see tervislikkus, näiteks tomat. Et ka tomati puhul levisid ka veel 20-30 aastal sellised eelarvamused, et ta võib olla mürgine, ta võib tekitada just nimelt toidu seedimishäireid ja seal siis kõrval siis toitumisteadlased tõid esile, et pigem vastupidi, tomat on vägagi kehasõbralik ja vajalik ja tomatiroogade sortiment ka Koka raamatutes laienes ja muuhulgas siis ka näiteks propageeriti mitmesuguseid magusaid tomatiroogi, näiteks siis magusad tomatisufleed, mis ikkagi väga võib-olla ei levinud, kuid mõnevõrra siiski. Ja teine, mida siis hakati arvestama ja ka rõhutama, kalorid. Et kui te avate ükskõik millise perenaise käsiraamatu tolleaegse, siis seal on kindlasti tabelid, et kui palju siis üks või teine toit energiat annab. Ja selle kõrval siis ka just see loomulikkuse ja looduslikkuse teema tõuseb esile ja ka siis mõned arstid ja ka toitumisteadlased hakkavad rääkima seda, et taimetoit on hea seetõttu, et ta on aluseline ja ta neutraliseerib liha toitude nii-öelda kahjuliku happelise mõju. Nii et ka see argument tuleb mängu. No näiteks siis ka väga populaarne lastearst Olga Madisson soovitas siis, et süüa aed ja puuvilja 5-7 korda rohkem kui liha, mune, leiba, juustu ja kaunvilja kokku. Nii et küllaltki selline ka taimetoitluse poole kalduv. Ja ka siis ei saa unustada moodi ja ilu, seda niisugust soledat ja sportlikku naise ideaali, mida propageeris tollane meedia, tolleaegsed menufilmid, et seal ei olnud enam kohta sellisel matsakal talutüdrukul. Ja jällegi, eks siis tuli ju mõelda ka toitumise peale. Näiteks siis 1931. aastal ajakirjas Eesti Naine ilmus artikkel Ilu ja toitlus. Ja seal siis kirjutati ka just esimese lausena, et toitlus on iluravis suurima tähtsusega. Sest ajast, kui teame uute toitlusõpetuste järele, et lihatoit
kõnelemata tugevamast mädanemisärritusest, tekitab happeid ja rikub seega verd, on ka selge, et tuleb eelistada puu- ning aiavilja kui verd puhastavaid toiduaineid, mis edendavad ainevahetust ja soolte tegevust. Niisugune toitlus, mis jätab tahaplaanile rasva ja valgurikkad toidud ja seab esiplaanile mineraalaineid ja vitamiine sisaldava puu- ning aiavilja, on kõige otstarbekohasem terve näojume saavutamiseks. Samal ajal on ta kõige kindlam abinõu rasvamineku vastu. Nii et küllaltki kategooriline oli see soovitus ka just ilu nimel taimetoite tarvitada. Ja ka ajakiri Maret siis 30ndatel aastatel üks selline linnanaiste lemmikväljaandeid soovitab oma kevadnumbrites selliseid puhastavaid toortoidukuure. Nii et võime arvata, et ikka nii mõnigi daam ka seda järgis. Kuid oma osa mängis ka riik. Esiteks loomulikult oldi huvitatud kodumaiste toiduainete enamast tarbimisest ja ka siis korraldati mitmesuguseid propagandakampaaniaid. Üks ulatuslikumaid oli siis 30ndatel aastatel piimapropaganda. See muidugi ei olnud kohalik väljamõeldis, sest ka näiteks Rootsis oli siis väga jõuliselt piimapropaganda käivitatud. Ja argumentiks oli tervis, kuid ka samas just nimelt see, et tuleks siis tarbida kodumaist piima, võid, teisi piimatooteid. Ja samas see kõlas väga hästi kokku ka karskusliikumisega, et ka karskustegelased soovitasid siis asendada õlle ja viina näiteks piimakokteilidega. Siin te ka näete, kuidas siis piimatootja ka siis reklaamib oma piimapaare. Ja ka laienes piimatootjate sortiment. Tallinna meiereid, aga ka siis väiksemate kohtade meiereid valmistasid juba keefiri, mitmesuguseid lisandiga laste kakaojooke, aga ma olen leidnud ajakirjandusest ka isegi seda, et juba tehti jogurtit, kuigi vist vähe ja seda eriti ikkagi ei tuntud veel. Kuid jah, siis mitukümmend eri liiki piimasaadusi ja rõhutati siis, et need piimatooted on siis pikaajaliselt pastöriseeritud ja haiguseidudest täiesti vabad. Ja ka siis koduste küpsetiste ja magustoitude valmistamisel hakatigi enam kasutama küll happukoort, ka kohupiima ja jäätis ei olnud nüüd uudistoode, ta oli tuntud ka palju varem juba tsaari ajal, aga võime öelda, et Eesti ajal siis jäätis jõudis massidesse. Et kui seni seda oli serveeritud ainult kohvikutes ja restoranides peamiselt, siis nüüd kaks suuremat jäätisetööstust, Tartus siis tuntud Eskimo, Evald Rooma firma ja Tallinnas 1937 rajatud Frigo, mille omanik oli Liina Saar, nemad siis juba müüsid ka tänavatel ja randadel vahvlijäätisi ja pulgajäätisi. Nii et selline laiatarbe jäätisekultuur levib. Propagandast ka veel oli tugev kalapropaganda, aga mitte igasuguse kalapropaganda. Et rahvas oli harjanud ostma vürtspoodidest soolaheeringat, kuid selle asemel siis, ja loomulikult soolasilk ehk räim oli meil ju
üldtuntud talurahva toit. Aga nüüd jah, et pigem leiti, et heeringu tarbimist võiks vähendada. Räime seevastu kiideti, kuid püüti siis rahvale selgeks teha selliseid mitmekesisemaid räime valmistamise võimalusi. Et ei ole siis ainuke variant see soolasilk, tulisoolane, vaid ka siis praetud räim või marineeritud räim. Et see siis on nii hästi seeditav kui ka odav ja ka hea vitamiiniallikas. Ja 30ndatel aastatel eriti palju reklaami tehti tursale, mida siis ka rahvas tõesti hakkas rohkem sööma. Alkoholist ka mõni sõna. Nüüd jällegi siin oli suur veelahe vabariigi algusaastate ja järgnevate aastate vahel, kuivõrd siis 1926. aastani kehtis alkoholi müügil tšekisüsteem, mille kohaselt siis iga 20-aastane või vanem mees võis osta veerand liitrit piiritust või pool liitrit viina kuus. Nagu kerge taibata sellises olukorras muidugi õitses siis nii puskari ajamine kui ka salapiirituse vedamine. 1926 viin läks vabamüügile ja ka järgnes siis alkoholi tarbimise suur tõus, aga ka alkohoolsete jookide firmade tõus ja areng ja ka nende nii-öelda toodete valiku laienemine. Pakuti mitmesuguseid erinevaid veine, likööre, kuid kui me vaatame, mida rahvas tegelikult eelistas, et ikkagi siis statistiliselt number 1 oli õlu, sellele järgnes viin ja ka veel 30ndatel aastatel tegelikult veini joodi vähem kui 1 liiter täiskasvanud inimese kohta. Et just 30ndate aastate teine pool võib öelda on selline väike murrang veinikultuuri arengus, et siis ka restoranide veinikaardid pikenevad ja ka üritatakse siis rahvale selgitada, et magus vein ei ole ainuvõimalik valik. Muidugi ikkagi tehti ka marja- ja puuvilja veine kodus, samamoodi likööre ja selle tegemise puhul hästi selgesti on märgata seos suhkru hinnaga, et siis vastavalt suhkru hinna kõikumisele poes müüdavate jookide hinnale, et kas siis tehti kodus vähem või rohkem neid napse. Kui nüüd toimusid peod, just mõtleb koduseid pidusid, siis see peolaud oli niisugune ikkagi võib öelda klassikaline, et seapraad, sült, pirukad, heeringas hapukoorega, rosolje ja ka siis ahjukartulid ja hapukapsas. Et selline meile juba tuntud klassikaline Eesti süldilaud või Eesti pidu. Uuemaks olid siis, nagu juba ma algul mainisin, need kulinaariatooted, mida sai poest osta või tellida. Ka kindlasti suurem vorstivalik, et viinerid siis ka tulevad rahvalauale. Ja magustoiduks kas siis kissellid, kompotid, kindlasti kringel, koogid ja ka valitses selline komme, et kui oli selline suurem pidu või pulm, siis ikkagi kutsuti ka lauda tegema sellised spetsiaalsed väljaõppinud kokad. Et
tavaliselt siis keegi, kes oli lõpetanud majapidamiskooli, või ka Eesti ajal oli veel palju selliseid prouasid, kes olid töötanud mõisakokkadena ja tänu sellele siis hästi osavad. Ja üks uudisasi veel, mis ilmub Skandinaavia eeskujul meie toidulaudadele 30ndatel aastatel on võileivad. Need võileivad ei olnud sellised igapäevased, nagu neid nõukogude ajal hakati sööma, aga pigem pidulikud. Ikkagi sellise mitme erineva kattega, garneeringutega, võib-olla mingite tarretise lillekestega või majoneesiroosidega. Nii et ikkagi veel võileib oli uhkem toit. Siin ma tõin ühe näite dineetoitude menüüst, mida soovitab kokaraamatute teenekas autor proua Adeline Tannbaum, kes oli ise küll baltisaksa juurtega, aga ta ka 30ndatel aastatel võib-olla öelda, tema vaaded mõnevõrra moderniseerusid. Et ta ka hakkab soovitama rohkem taimetoite, kuid siin siis tema biolauaroog on ikkagi selline tõhus, tugev, rammus, väga külluslik valik. Et sellise biolauast enda läbisöömine võis olla päris pingutav, aga ahvatlev sellegi poolest, et väga huvitav oleks sellist menüüd siis tänapäeval püüda valmistada ja ka siis vaadata, et mitme inimesega siis sellest jagu saada. Ja tõesti siis ka alkoholi osas peenemates peredes tulevad ka kokteilid mängu. No siin on üks näide ajakirjast Maret, kus siis ka propageeritakse maasikapooli, et kuivõrd lihtne seda on teha ja kui hea on seda seltskonnas siis pakkuda. Ja mida see ka peegeldab, et ka seltskondlikud koosviibimised muutuvad sellised, ütleme, natukene elavamaks. Et ei ole siis ainult enam selline pika laua taga istumine, vaid ka siis õhtusöökidel näiteks sageli on kõrvaltegevuseks bridž või on tants. Ja tulevad ka moodi uued toidukorrad. Nendest eriti populaarseks saab siis kella 5 tee, mis tuleb algul siis restoranidesse, kohvikutesse, aga sealt edasi ka siis nii-öelda kultuursemate inimeste kodudesse. Või siis niisugune nähtus nagu peale õhtusöök. Et ka siis on mingisugune eelnev tegevus, kas siis keegi laulab või tantsitakse või on mingisugused etteasted ja siis pärast pakutakse Rootsi lauastiilis külma lauda, seal liha- ja kalalõigud või tarretised või ka puuviljasalatid, koogid. Ja samuti siis jagati näpunäite, et selliseks puhuks, et kui pidu läheb väga pikaks, kestab hommikuni, et siis kena pererahvas kostitab veel varasel hommikul lahkujaid mõne kuuma vorstikesega või ka guljašiga. Et see siis on eriti meeldiv. Ja kahtlemata siis kõige kiiremini ikkagi moodsad söögi ja joogi moed jõuavad Eestis ka suuremate linnade restoranidesse ja kohvikutesse. Põgusalt ka sellest räägin, kuigi see kohviku teema ja restorani teema on täiesti omaette suur valdkond.
aga kokkuvõttes siis 20-30 aastatel keskeltläbi Tartus ja Tallinnas mõlemas siis tegutses sadakond avalikku söögikohta, alates kõige lihtsamatest kõrtsidest kuni siis kõige peenemate restoranide ja lokaalideni. Ja kui siis enne Eesti iseseisvumist enamiku nende asutuste omanikud olid baltisakslased või ka venelased, siis nüüd nii-öelda need asutused vahetavad omanikku, enamasti lähevad nad eestlaste kätesse. Ja kui ka me vaatame menüüsid, restoranide menüüsid, mis on kas arhiivis säilinud või mis on ajalehtedes reklaamitud, siis on näha, et ikkagi domineerib selline vana klassikaline vene ja prantsuse köök, kuid sinna on põimitud ka sellist kohalikku traditsiooni. Et üks näide on siis hooajalised toidud. Ja see tegelikult ei ole uus komme, et hooajaliste toitude pakkumine oli moeks juba tsaari ajal, aga nüüd siis tulevad sellised nii-öelda natukene rahvuslikumad toidud. Et siis jõulude ajal seal verivorstid näiteks. Hästi populaarne oli mardihani kõigis restoranides. Küll siis restoranid trumpasid üksteist üle nende mardipäeva üritustega, kas siis loositi välja hani külastajate vahel või siis tehti mingeid mardinalju või lausa oli kabaree selle hane kõrvale, et see oli siis üks tippaegu. Aga samamoodi ka siis oli selline venepärane pliinihooaeg talvel, jaanuaris-veebruaris. Vastlapäeva tähistati ka restoranides seajalgade, hernesuppi ja vastlakuklitega. Ja lihavõttemenüüdes olid siis ka menukad sellised kohupilmatoidud, ka pashad. Ja maikuus jällegi endast lugupidav restoran kindlasti andis teada, et nüüd kundedel on saabunud värsked metslinnud, tedred, kurvitsad ja kanapojad. Ja samamoodi ka siis augustis-septembris vähihooaeg, ka see oli selline suur asi. Ja huvitav on see, et nüüd tõesti aasta lõpus siin jõuluajal, et olid need verivorstid, aga siis selle kõrval ka saksapärased sellised Berliini pannkoogid, mida me ka teame, nõukogude ajal nimetati neid moosipallideks, sellised ümmargused. Nii et näeme, kuidas siis põimuvad sellised vanad traditsioonid ja ka siis kohalikud sellised rahvuslikud kombed. Ja mida ka tuleb öelda, et erinevalt tänapäevast eestiaegsed kohvikud ja restoranid pakkusid väga mitmekesist meelelahutust toidu kõrvale. Mitte üksnes muusikat, vaid ka siis näiteks moedemonstratsioone või heategevuslikke üritusi või isegi näiteks male simultaane. Ja ka siis avalikud toitlustuskohad püüdsid klientide tähelepanu selliste uudsete erisöömaaegadega. Näiteks siis, mis on väga tore komme ja mis võib-olla ka tänapäeval vääriks taaselustamist, et linnades siis tehti eripakkumisi nendele meestele, kelle pere oli läinud maale suvitama, aga mees siis kas töö pärast, reeglina töö pärast, pidi jääma linna ja nimetati siis neid eripakkumisteks niinimetatud suvileskedele. Et siis suvilesed siis said selliseid pakett lõunaid või õhtusööke hea hinnaga
ja mõnikord siis ka sinna kõrvale veel ekstra meelelahutust. Siis veel uudiseks olid 20. aastate keskpaigast tulid niinimetatud Varssavi baarid, kus pakuti siis elektripliidil soojendatud ja kuplal soojas hoitud väikseid toiduportsjone ehk niisugune nagu bufee, soe bufee. Ja just siis Tallinna restoranid, tipprestoranid Dünord, Kuldlõvi ja Estonia hakkasid 32.–33. aastast alates pakkuma publikule rikkaliku Rootsi lauaga hommikusööke. Et tegelikult need hommikusöögid olid pigem juba varajased lõunasöögid, sest nad algasid umbes kell 10, kell 11 ja kestsid kuni peale lõunani. Nii et need olid hästi menukad. Aga nüüd ma tahaksin natuke veel pikemalt rääkida just restoran Dünordist, sellel põhjusel, et ma natuke seda uurisin rohkem, tutvusin selle restorani säilinud materjalidega arhiivis ja ka tegin intervjuu restorani omaniku järeltulijaga ja ka nüüd aasta lõpu imelises ajaloos peaks ilmuma üks lugu sellest, et mille poolest siis see Dünord oli eriline. Et ta oli kindlasti siis üks vähestest Eesti eliitrestoranidest, kellel oli ka luba tegutseda öölokaalina ja olla avatud kella 6 hommikul. Seal olid ka mitte üksnes söögisaalid, seal olid ka privaatsed kabinetid, kuhu siis klientid said privaatselt aega veeta. Kabinettides oli ka telefoniühendus ja oli ka teada, et mõned rikkad härrad kasutasid neid kabinette ka siis nii-öelda daamidega intiimselt aja veetmiseks. Kuid nüüd Dünord võib-olla seda väga ei tehtud, kuid siiski Dünordis oli siis teada, et kui politsei tuli neid kabinette kontrollima, siis alati jooksupoiss igaks juhuks tuli ja koputas ustele ja hoiatas. Nii et kõik oli ikkagi kontrolli all. Ja Dünordi materjalidest nüüd on väga huvitavad säilinud nende natsionaliseeritud inventari nimekiri aastast 1940, kus on siis üles kirjutatud kõik nende varad kõige väiksemate detailideni ja ka kirjeldatud siis ka ruumide sisustust. Et no näiteks siis nii dineesaal, puhvet kui ka veinibaar olid sisustatud kuldraamis peeglitega, pronksist ja kristallist laelühtritega. 8 kabinetis olid pehme polstriga tammepuust diivanid ja tugitoolid. Muusikud said esineda tiibklaveril Beckstein ja veinibaari oli hangitud koguni elektriline õhupuhastaja. Tohutu pikk on köögi, riistade ja lauahõbeda loetelu, millest ka me näeme, kuivõrd eksklusiivne oli menüü. Nii on siis näiteks väga palju erinevaid vaagnaid ja nõusid, erisorti kaaviarile, siis merekarpide küpsetamise vorme, samuti mitut liiki vähinuge, kausse, vähitirinaid, vähikäterette, vähisalvrette. Ja selle Dünordi hiilge aeg oli siis 30. aastate teine pool, kui omanikuks oli Evald Palli, kes on muuseas tuntud ajaloolase Heldur Palli isa. Evald Palli siis tõesti hakkas ka mitte üksnes restorani üles töötama, vaid ka seda ka väga aktiivselt reklaamima. Ja just siis söögikaart muudeti palju rikkalikumaks, ka hooajalisemaks. Näiteks siis 1935. aasta kevadhooaja avaõhtul
olid kanapojad, nepid, tedred ja metsised. 1936 hakati korraldama muusikaga küünlavalgusõhtuid. Siin te näete ühte küünlavalgusõhtu reklaami, aga neid ilmus pidevalt. Ja see küünlavalgusõhtute mood sai alguse just Dünordist, et hiljem siis hakati seda tegema ka mujal ja muuseas see jätkus ka nõukogude ajal, et ka veel 50. aastatel ülikooli kohvik näiteks tegi küünlavalgusõhtuid, samuti Tallinna restoranid. Siis suur uuendus oli 1937 soetatud moodne Ameerika külmlett, mis võimaldas siis päev läbi serveerida külmi toite. Restorani personal oli päris suur, jällegi personali nimekiri on säilinud, seal oli 84 inimest ja seal töötasid tippkokad, mõned tippkokad ka vaheldusid, kuid tuntud olid need üheks kokad Käsper ja Bošovski. Ja see siis ka perekonnas on säilunud mälestusi sellest Bošovskist. Tema oli olnud küll väga hea kokk, aga sellise slaavi temperamendiga ja ta siis olevat ka oma alluvaid mingitel hetkedel köögis lausa kulbiga taga ajanud. Samuti siis kord, kui pliidi all tuli ei tahtnud põlema minna, siis, aga kunded juba kogunesid, siis Bošovski viskas tule ergutamiseks sinna paki võid. Või siis ka lood kelneritest, kes olid üldiselt vägagi viisakad ja elegantsed, kuid ka kui kliendid kohtlesid neid kuidagi halvasti, et siis nad ka nii-öelda andsid sellest märku, et näiteks ühele kliendile, kes jootraha kunagi ei andnud, siis lõpuks talle toodi pliidil kuumaks lastud müntid peo peale. Et see siis ka lõpetas tema ülbuse mõneks ajaks. Ja Dünord siis jõudis sellisele tasemele, et 1936 ta siis pälvis suurel toitlustusnäitusel kuldauraha oma väljapaneku eest. Et siin on siis näha Dünordi Rootsi laud, et tõesti küllaltki rikkalik. Ja ka siis restorani omanik erilist tähelepanu pööras vähitoitudele ja glamoursete vähiõhtute korraldamisele. Nii et siis ka Evald Palli valiti ühel aastal siis Tallinna turu vähkide kuningaks, kuna ta ilmselt nii palju sealt ostis. Ja kui natuke siis tuua näiteid ka menüüst veel, et eelroogadest näiteks siis kõige kallimad olid homaar majoneesis, mis maksis 7 krooni, värske kalamari, mis maksis 6 krooni ja ka suupeste valik 3 krooni. Siis eelroogade valikus oli kaladest erineval viisil valmistatud sardiinid, lõhe, heeringas, angerjas ja siig. Lihatoitudest külm rostbeef, seapraad mädarõikalisandiga, pasteet, keel ning tedreliha. Väga suur oli ka juustuvalik, mis oli ka mõnevõrra eriline, kuna juustukultuur ei olnud meil veel tolle ajal väga arenenud. Dünordis aga oli saadaval Roquefort, Šveitsi juust ja veel mõndagi. Kuid ka oli seal taimetoidu huvilistele näiteks siis baklažaani kaaviar valikus või ka redised võiga. Ja järjest rohkem tuli menüüsse ka metslinde, kusjuures mitte ainult hooajaliselt, vaid ka igapäevasel toidukaardil olid näiteks metsnepp, teder, laanepüü, metspart ja puldpüü. Ja sügiseti serveeriti ka faasanit. Siis ka hooajaliselt on olnud menüüs karuliha. Näiteks siis 1940. aasta kevadel reklaamib Dünord nii karupraadi kui ka karuvorste.
ja küünlavalgusõhtutest juba oli juttu. Need olid erilised ka seetõttu, et alati oli erimenüü. No näiteks siis ühel puhul oli siis koosnes see küünlavalgusõhtu menüü sellistest komponentidest nagu vene kaaviar, kohasuflee, kalkuni praadõuntega, puldpüüd puhlasalatiga ja magusroogade seas, see oli pikk nimekiri, aga seal oli muuhulgas ka pralinee parfait ja apelsiniželee. Mille poolest Dünord veel oli kuulus, et omanik siis Evald Palli hakkas esimesena Eesti sisse tooma kuulsaid ja vanu prantsuse konjakeid nagu Hennessy, Martell ja Biscuit. Ja ka reklaamides ta ei unustanud mitte rõhutamast, et menukas Napoleoni konjak on saadaval ainult Dünordis. Nüüd minu käsutuses on ka 1937. aasta Dünordi joogikaart ja sealt ma lugesin kokku siis lausa 27 eri nimetust kalleid konjakeid ja brändisid, mille hulgast kõige kallim pudel maksis 45 krooni, mis on siis ka võis olla mõne inimese kuupalk. Kuid kuna kõik kliendid ei olnud rikkad, siis seal pakuti ka selliseid kodumaiseid, odavamaid variante. Et siis näiteks Lusher ja Mathiesen või ka siis Alko tegid nii-öelda välismaalt sisse toodud napsidest odavamaid segusid. Et üks selline tore näide on Lusheri ja Mathiesen jook nimega Kangok, ehk siis need konjakiks seda ei saanud nimetada, aga peaaegu. Samuti siis, mida tuleb öelda veel kohvitukute kohta, mida ka võib-olla alati ei teata, et iseseisvusaja kohvikud olid karsked ajaveetmiskohad. Et seal siis alkoholi ei pakutud. Küll aga siis pakuti laia sortimenti saiu, küpsiseid, kooke, torte ja ka oli kombeks see, et igal paremal kohvikul on oma esindustooted. Et kindlasti olete kuulnud Tartus kuulsast Tille kohvikust, mille firma tooteks olid mesikoogid. Tallinnas oli siis Feischneri kohvik, hilisem Tallinna kohvik Vabaduse väljaku servas, mille kunded hindasid eeskätt lihapirukaid ja võisaiu. Ja kõige laiema tootevalikuga oli siis esituslik kohvik Kultas. Praegu on ta korduvalt nime vahetanud. Pikemat aega ta oli Vabadus, nõukogude ajal oli Moskva, aga siis Kultases oli siis 500 kohta ja ta võib öelda oli siis kohvikukultuuri tipptaset esindamas, kuna peakondiiter tuli Šveitsist, kondiitritööstuse masinad pärinesid Saksamaalt. Uudiseks oli ka siis kohvikuruumi täielik ventilatsioon, samuti disain, mille tegi tuntud kunstnik Peet Aren. Ja on ka teada siis, et moodne elektri- ja gaasiaparaatidega köök võimaldas serveerida tunnis kuni 2500 klaasi kohvi, mida valmistati Pauligi firma erisegust. Ja siin vasakul te näete siis kohviku firma Tassi, Lorupi firma kuulsa klaasi ja kristalli firma toodang ja siis seda koogikahvlit seal kõrval. Saadaval oli 70 sorti torte ja 12 eri sorti kohvi. Ja huvitav on märkida, et üldiselt kõige populaarsem oli piimaga kohv, kuid esmaspäeviti mitmed kliendid tellisid kasutuseks hoopis sidrunikohvi. Nii et ka selline võimalus.
oli olemas. Ja mõni sõna ka lauakommetest. Jällegi meie näitusel on ka sellest juttu. Kuid siis, mis oli tähtis ja mida rõhutasid käitumisõpikud ja heade kommete käsiraamatud, et iga kodune vastuvõtt või söömaaeg tuleb põhjalikult ette planeerida. Ja kõige tähtsam on see, et inimesed tunneksid ennast mugavalt, juba alustada siis külaliste valikust. Et kindlasti siis kutsuda ainult neid külalisi, kes omavahel sobivad, et tekiks hea meeleolu. Ja ka siis hea toon nägi ette ka kutse saatmist vähemalt paar nädalat, kuid minimaalselt nädal enne koosviibimist. Samuti siis külaliste paigutamine peolauda vajas põhjalikku ettevalmistust. Ja pidulikumatel juhtudel kindlasti trükiti spetsiaalsed lauakaardid, kuhu oli kirjutatud siis, milline härra peab millise daami lauda juhtima. Nüüd kahtlemata peoperemees siis viis lauda kõige auväärsema daami, kas siis oma ülemuse abikaasa või näiteks kui peol esines mõni lauljanna, no siis selle esineja. Samuti siis majaproua ulatas oma käe sellisele härrale, kellele sooviti avaldada erilist tähelepanu. Ja siis ka mingil juhul siis peremees ja perenaine istunud kõrvuti, vaid siis ühte otsa siis härra ja teise proua, et ei tekiks sellist muljet, et nagu ühes lauaotsas on tähtsamad inimesed kui teises. Ja muidugi siis ka jagati juhiseid selle kohta, millest sobib lauas rääkida, millest ei sobi. No kindlasti siis tuli vältida vaidlusi poliitika, usu, ka isiklike suhete või ka haiguste üle. Samuti ei olnud sobiv liialdada oma lastest rääkimisega. Ja näiteks siis moodsa elu leksikon kirjutab nii abikaasad, kes oma naabrile hakkavad seletama kodustest oludest, rahmeldustest, teenijate võimetest ja vigadest, näitavad, et nad ei suuda hetkekski vabaneda argipäevast, näidates sellega oma halba maitset. Nad kannavad omi närusid pidulikku meeleollu. Nii et see kindlasti ei olnud sobiv. Samuti võib-olla natukene üllatav on see, et ei peetud sobivaks kommenteerida või arutleda pakutava toidu üle. Ainult, et veine siis võis peremehele kiita. Ja selline käsiraamat nagu Kombejuht hällist hauani ka lausa teatab, et on kohatu see, kui mehed räägivad naiste teemadel. Ehk selline lause siis on seal kirjas: nõel ja käärid, köök ja keetmine, pole sündsad jutuained mehe suus. Aga muidugi eriline vastutus siis õhtusöögi või muu peolaua meeleolu ees lasus perenaisel ja majaproual. Et majaproua siis pidi oskama oma külaliste kõige paremaid külgi ja omadusi välja tuua. Ja samas siis nagu tänapäevalgi peenematel koosviibimistel, siis see härra, kes perenaise lauda saatis, et kindlasti siis magusroo ajal pidi tõstma klaasi tema auks või ka lausa pidama väikese kõne. Ja ka siis inimese välimus, kes söögilauda tuli, ei olnud mitte juhuslik. Ka jälle siis moodsa elu leksikon väga üksikasjalikult kirjeldab seda, kuidas siis valmistuda, et tuleb ikkagi, eks ole, loomulikult ennast pesta, tuleb harjata riided, tuleb loputada nägu värske veega ja siis on inimene nii-öelda ülendatud meeleolus ja võib siis sööma asuda. Ja enesestmõistetavalt ka siis
lauanõud pidid olema ühtsest serviisist parima kvaliteediga, mida siis esindasid kas siis Langebrauni portselantaldrikud või ka siis Lorupi kristallnõud. Ja laua katmises ka toimusid muutused, et kui sajandi alguskümnenditel soovitasid käsiraamatud ja kavaldati pilte sellistest suurtest lopsakatest, toiduga ülepuhjatud vaagnatest või ka suurtest lillekuhilatest ja siis niimoodi ekstra volditud salvrätikutest, siis juba 20. 30. aastatel eelistati niisugust tagasihoidlikumat lauda. Siin on üks näide ajakirjast Kaunis kodu, et siis pigem peeti kenaks valgeid serviise, ka siis tagasihoidlikumaid salvrätte, lihtsaid looduslikke taimeseadeid, mitte nüüd enam kõrgeid lillepukette. Ja ka siis tooksin ka ühe tsitaadi siin, niisugune tore raamat nagu Kokakunst sõnas, pildis ja filmis, mis siis teatab niimoodi: on saadud lahti viisist ehitada mittesöödavast kraamist terved mäemaastikud, mille sisse kadusid mõned söödavad toidud. Seevastu ajakohaselt, maitsekalt ja harmooniliselt olgu serveeritud roog. Kuid ikkagi perenaisel see laua katmine, serveerimine nõudis aega ja tuli seal teatud nippe tunda, et näiteks kui toodi lauale vaagen toiduga, siis on inetu, kui toit vajub sinna vaagna sisse ja et seda vältida, tuli siis näiteks teha riisist spetsiaalne ümmargune padjakene ja siis ka tarretisest padjakene, et siis toit oleks ilusti kunstipäraselt seal eksponeeritud. Ja ka siis omaette kunst oli see, kuidas toite ja lisandeid kokku sobitada. Et näiteks prae puhul siis lisand pidi olema selle põhiroaga sellises mõõdukas kontrastis. Et näiteks siis, kui serveeriti linnuliha, siis sinna kõrvalmaitseks võis sobida maks, aga mitte näiteks kanaklimbid. Või kui praeks oli õrn talleliha, siis ka selle kõrvale söödav aedvili pidi olema tugevam. Et liiga õrn aedvili jällegi oleks korranud seda liha õrnust. Ja ka võib-olla tänapäeva jaoks harjumatuna me kohtame eestiaegsetes biomenüüdes sageli ka liha ja kala kombinatsioone. Et see nüüd küll on selline baltisaksa pärand, et ka baltisaksa kokaraamatutes on see päris tavaline, et näiteks siis praekala garneeritakse vasikalihast, härjalihast ja vasikakeelest raguuga või siis omakorda siis näiteks vasikapraele lisatakse kilufileed. Ja ka siis serveerimine, sellel oli oma järjekord, et kindlasti tuli alustada siis rooga pakkudes kõige tähtsama daamiga ja lõpetada peremehega või siis alustada ka vanematest külalistest. Ja kui nüüd oli tegu praega vaagnal, siis ka külalise poole pöörata kõige parem tükk. Et näiteks siis tuli teada, et näiteks karpukala puhul siis pea pool, aga haugi puhul saba pool. Ja linnuliha puhul kindlasti ei olnud heaks tooniks sõrme vahel söömine. Erandiks olid siis väikesed linnud nagu kanapojad või nepid. Ja ka siis ikkagi tuli teada, kuidas
paigutada või kuhu panna salvrätt ja kuidas hoida lusikat. Et tolleaegstes õpetustes oli hästi levinud see, et toodi välja siis nii-öelda need valed näited, et niimoodi siis kindlasti ei tohi teha. Et kuidas siis ikkagi, kuhu peab toetama lusikavars, kui suppi süüa, et see siis tuli endale selgeks teha. Ja ka siis puuvilja serveeriti soovitatavalt kristall, portselan või hõbenõudes koos paberserviettide ja roostevabade nugadega. Väikesed marjad tuli tõsta vaagnalt suure lusikaga taldrikule ja siis süüa sealt teelusikaga. Et kui te loete sellist ammendamatut käsiraamatut nagu Moodsa elu leksikon, et siis seal on tõesti iga üksiku toidukoha kohta väga täpsed juhised, et kuidas siis sellele läheneda. Ja näiteks siis öeldakse, et sellised määrivad marjad nagu mustikad ja kirsid, et neid on parem üldse mitte külaliste puhul serveerida. Et see on nagu liigagi riskantne. Ja me näeme ka nendes serveerimisjuhistes, kuidas seal siis ka peegeldub see elatustaseme tõus, maitse, areng, peenenemine. Muidugi see, kui õpetatakse, kuidas süüa konnakoibi või homaare või ka austreid, siis muidugi peame andma endale aru, et need olid kättesaadavad ikkagi vähestele, kuid see oli see standard, kuhu poole siis ikkagi pürgiti. Ja ka siis teelauast üks väike märkus veel, et oli juttu sellest kellaviie teest, et tavaliselt rohkem nendel osalesid daamid, kuid ka härrad. Et kui härra kutsuti, tal kindlasti ei sobinud seda kutset tagasi lükata ja selline käsiraamat nagu Peen mees, mis tõlgiti meile soome keelest, kuid mida palju kasutati, seal siis ka kirjutati väga avameelselt nii, et siis teeolengud on naiste austajatele suurepärased küttimispaigad. Seal on hea juhus tutvusi sõlmida, neid tuleb hiljemini ainult edasi arendada. Nii et siis sellised igasugused funktsioonid olid teeõhtutel ja ka veel see, et daamidel sobis kellaviie teele ilmuda pärastlõuna kleitides ja kanda kogu teeaja peas kübarat. Nüüd aga oleme juba päris pikalt rääkinud ja on aeg otsad kokku tõmmata. Mida võiks öelda selle kohta, et mis juhtus siis edasi pärast 40. aastat, et ega kogu see kultuurne maailm ja need tavad ei kadunud jäägitult, vaatamata sõdadele, vaatamata vaesusele ja defitsiidile, et ikkagi need samad ju kodumajanduskoolides käinud prouad olid vanaemad ja oma peredes neid retsepte ja need kombeid edasi andsid ja see oli üks niisugune ka argikultuuri järjepidevuse näide just toidukultuuri kaudu teatud oskused ja väärtused ikkagi said edasi minna. Aga siin siis selle ilusa Langebrauni kohvitassiga ma paneksingi punkti ja aitäh teile!